valitsuse pressikonverentsiga ja sõna on Jevgeni Ossinovskil, kes täidab peaministri ülesandeid. Mis sa ütlesid? Kõlas uskumatu. Ei, ma päriselt ei kuule. Jaa, Jevgeni Ossinovski, kes täidab peaministri ülesandeid, saab sõna. Tere, lugupeetud ajakirjanikud. Teeme siis ülevaate valitsuse suvisest tööst. Täna oli valitsuse päevakorras meil kokku 20 teemat, kus ühte või teistpidi otsuseid langetati. Esiteks, riigihalduse ministri valitsemisalas tehti olulisi otsuseid, mis puudutavad haldusreformi elluviimist. Nimelt siis protsess, mida me siis koostöös omavalitsustega ja vastavalt ka Riigikogus vastu võetud seadusele oleme siis jõuliselt alustanud eesmärgiga 2017. aasta kohalikeks valimisteks haldusreform ära teha, siis selle esimene vabatahtliku liitumise etapp käib täie hooga ja üle 80% meie kohalikest omavalitsustest on hetkel ühte või teistpidi ühinemisprotsessis ja täna siis 2 selle suunalist otsust valitsus ka langetas, nimelt siis kinnitas valitsus täna Saue ja Tõrva valla moodustamise uute põhimõtete järgi või uutele põhimõtetele vastavalt, mis siis 2017. aasta kohalike valimistega siis Eestis juhtub. Ja sellest siis räägib meil lähemalt riigihalduse minister Arto Aas, kes ühtlasi saab teile anda ka ülevaadete Eesti regionaalarengu trendidest Eestis tervikuna ja eraldi sellest, kuidas viidi ellu Ida-Viru ja Kagu-Eesti tegevusprogrammi eelmisel aastal. Teiseks, eelmise aasta suvel koalitsioonilepingu täiendamisel leppisime kokku, et me tõstame käibemaksukohustuslase piirmäära senise 16 000 euro pealt siis kõrgemaks selleks, et väikeettevõtjate halduskoormust vähendada ja vastavalt nüüd sellele ja ka otsusele riigieelarve strateegia menetlemise käigus on rahandusminister valitsusele esitanud eelnõu, mille kohaselt siis 2018. aastast käibemaksukohustuslase piirmäär tõstetakse 40 000 euroni ja sellest ning ühest maksupettuse ennetamise või tõkestamise täiendavast meetmest räägib meil rahandusminister Sven Sester. Teisi teemasid katan ise. Esiteks, 1. jaanuaril 2016 jõustusid kodakondsusseaduse muudatused, mille siis väljatöötamise juures ka ise erinevates rollides olen olnud, mistõttu on eriti hea meel, et nende muudatustega siis on lihtsustatud Eesti kodakondsuse saamine alaealistele isikutele, kellel Eesti kodakondsust või ühegi teise riigi kodakondsust ei ole, samuti on lihtsustatud eakatele Eesti kodakondsuse saamine ja on ära parandatud üks ebaõiglane olukord, millest siin mõni aasta tagasi ka ajakirjanduses põhjalikumalt räägiti, kus siis ühelt Kohtla-Järve tüdrukult meie seadus nõudis Eesti kodakondsuse äravõtmist, kuna tal oli paralleelselt ka Vene Föderatsiooni kodakondsus, aga Vene Föderatsiooni kodakondsusest loobuda tal ei olnud võimalik ja teda ähvardas siis Eesti kodakondsusest ilmajäämine, siis 1. jaanuarist 2016 jõustunud muudatustega alaealistelt Eesti kodakondsust ära ei võeta ja nendelt, kellelt vahepealt on ta ära võetud, Eesti kodakondsus taastatakse. Ja tänase otsusega siis esimesed 8 sellist isikut, kellelt omal ajal ebaõiglaselt ehkki vastavalt seadusele Eesti kodakondsus siis ära võeti, kodakondsus taastub. Siis valitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile Eesti ja Vietnami vahelise tulumaksu topeltmaksustamise vältimise lepingu ratifitseerimise eelnõu, selline tavapärane
protsess, kus me erinevate riikidega Eesti väliskaubanduse edendamiseks selliseid lepinguid sõlmime. Nüüdseks on siis Eesti ja Vietnami välisministrid selle lepingu allkirjastanud ja see tuleb Riigikogus ratifitseerida. Vietnamiga Eestil hetkel väga märkimisväärseid kaubandussuhteid ei ole, aga seda tüüpi lepingud annavad alust loota, et tulevikus see kaubavahetus saab olema intensiivsem ja topeltmaksustamise vältimise lepingud on Eestil sõlmitud tänase seisuga 56 riigiga. Valitsus toetas riigieelarve kontrolli komisjoni liikmete algatatud seaduseelnõu, mille eesmärk on kiire interneti parem kättesaadavus üle Eesti. Eelnõu järgi saavad sideettevõtjad võimalduse paigaldada lairibavõrgu kaablit elektri jaotusvõrgu ettevõtjate taristutesse, näiteks elektripostide vahele. Ja see lihtsustab siis lairibavõrgu levimist piirkondadesse, kus senini majanduslikult mõistlik ei olnud. Seadus on planeeritud jõustuma 1. jaanuarist 2017 ja valitsus seda toetas seetõttu, et sarnased mõtted on meil ka endal valitsuse poole pealt olnud ja vastav eelnõu on juba ka valitsuse poolt töös. Siis on meil valitsuse poolt kinnitatud või mitte kinnitatud, algatatud Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu koostamine, mida siis Kaitseministeerium hakkab koostama, eesmärgiks siis muuta tänaseid tingimusi ja kasutada siis keskpolügooni sellisteks väljaõppeliikideks, mida Eesti Kaitseväel nüüdseks koos liitlastega vaja on ja mida meil varem ei korraldatud, kuna vastavat tehnikat ei olnud. Ja seda siis hakatakse meil siis tegema. Ja valitsus sai ülevaate täna liikluskomisjoni tööst, vaatasime natuke sellele pildile otsa, eks pikas vaates on olukord Eesti teedel läinud küll paremaks, aga jätkuvasti peame nentima, et 2015. aastal juhtus 1400 inimkannatunutega liiklusõnnetust, milles hukkus 67 inimest. Oleme seadnud eesmärgi, et meie teedel ei sureks, ei hukkuks rohkem kui 40 inimest aastas ja sinna on veel paraku kaunis pikk tee minna ja erinevad ametiasutused siis liikluskomisjonis ka selle nimel pingutavad, on erilist tähelepanu pööratud loomulikult joobes juhtimisele ja kiiruse ületamiste ennetamisele. Ja siis on veel hulk väga palju suuri ja olulisi asju, aga võib-olla aja kokkuhoiu huvides jätan teile selle siin edasi rääkimata, kuna kirjalikult on teil see ülevaade olemas. Aitäh! Nüüd olulistest uudistest haldusreformi rindelt riigihaldusminister Arto Aas, palun. Tere päevast ja tõepoolest täna on kindlasti märkimisväärne ja rõõmus päev. Anname sümboolse avapaugu omavalitsuste ühinemise lainele, mis on tõenäoliselt Eesti ajaloo kõige suurem. Meil on täna siis rõõm kinnitada valitsuse poolt ära uue ühinenud Saue valla sünd, kus hakkab elama siis kokku 21 000 elanikku. Sünnib see Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisel. Ja teine omavalitsuste ühinemine, mis täna kinnituse sai, oli Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemine Valgamaalt, mis hakkab tulevikus kandma Tõrva valla nime ja elanike 6500. Need on esimesed ühinemised nüüd üle teatud aja ja esimesed ühinemised peale haldusreformi vastuvõtmist. Tõsi, näiteks Saue valla ühinemisläbirääkimised on kestnud juba siin paar aastat, aga päris selge, et kui haldusreformi seaduse vastuvõtmine oleks meil takerdunud, siis tõenäoliselt poleks ka seda ühinemist lõpuni viidud. Nii et positiivsed sündmused, tahan tunnustada neid omavalitsusjuhte, kes on seda protsessi juhtinud oma kogukonna huvides, omavalitsus tugevam, suudaks pakkuda kvaliteetsemaid teenuseid.
tasub märkimist ka need toetussummad, mida siis riik ühinenud omavalitsustele maksab, need on märkimisväärsed, on kindlasti abiks investeeringute tegemisel omavalitsustes. Saue vald, ühinenud Saue vald saab siis kokku 2,5 miljonit eurot toetust. Selle sees on 500 000 eurot on boonust, kuna omavalitsus on suurem kui haldusreformi seaduses seatud sihiks, soovituslikuks sihiks 11 000, et selle piiri ületamise eest nad saavad 500 000 boonust ja ka uus Tõrva vald saab 1,2 miljonit eurot valitsuse poolt preemiat selle eest, et omaalgatuslikult see ühinemine on edukalt lõpule viidud. Ja samasugused toetused on siis ette nähtud seaduse järgi kõikide teistele omaalgatuslikult ühinevatele omavalitsustele ka, kus 5000 elanikku tulevikus vähemalt elama hakkab. Nii et avapauk on antud eeskujuks teistele omavalitsustele. Ma usun, mõne kuu jooksul me näeme veel mitmeid, kümneid selliseid ühinemisotsuseid ja kuna see protsess on aega kaua võtnud, siis võib öelda nii, et tark ei torma, aga loll jääb alati hiljaks. Soovitan omavalitsusjuhtidel aasta lõpuks need ühinemislepingud sõlmida, sest hiljem enam preemiat ei maksta ja ega selles valitsuse poolses ühinemisetapis midagi lihtsamini ei lähe. Ja lisaks siis nendele meeldivatele uudistele ühinemiste vallast andsime ülevaate ka regionaalarengu strateegiatest. Need ei olnud uued strateegiad, aga selline seire aruanded, kokkuvõtted, et kuidas läinud on. Üldiselt ei ole seis halb. Eestis on toimiv regionaalpoliitika. Täpsemalt täna seirasime siis Ida-Viru regionaalprogrammi ja Kagu-Eesti oma ja siin on hulk positiivseid arenguid. Et kui Ida-Virumaast rääkida, siis on hulk üksikobjekte, näiteks Narva piiripunkt, lastekodude peremajad, Ida-prefektuuri kiirreageerimisüksuse komplekteerimine, Sisekaitseakadeemia praktikabaas, samuti on loomisel või rajamisel Vaba Lava teatrikeskus ja ERR-i stuudio. Me oleme väga palju investeeringuid suunanud Ida-Virumaa tööstusparkide arenguks. Sinna on suunatud investeeringuid 9,7 miljoni euro eest ja selle tulemusel on loodud ligi 400 uut töökohta. Et ettevõtlus loomulikult on väga oluline just selle piirkonna elujõulisuse seisukohalt. Ja ka meie seire näitab, et ettevõtlusaktiivsus tegelikult on kasvanud. Samamoodi on kasvanud Ida-Virumaal majutatud turistide arv, on paranenud eesti keele kasutamise oskus ja ka elanike hinnang elukoha turvalisusele. Nii et need trendid pole halvad. Koos majanduskasvuga on vähenenud ka absoluutse vaesuse määr, on vähenenud ka kuritegevuse tase. Nii et ja kui me vaatame siin viimase 4 aasta sisemajanduse kogutoodangut Ida-Virumaal ja sissetulekute kasvu, siis on see maakonniti üks kiiremaid Eestis olnud. Nii et seis pole halb, aga loomulikult arenguruumi on küll ja veel. Ja seetõttu me ka oma piirkondlikest arenguprogrammidest, regionaalprogrammidest oleme täiendavad summad Ida-Virumaale suunanud. Maakondade lõikes eraldati neile 8 miljonit eurot lisaraha. Nii et kokku läheb siin lähiaastatel Ida-Virumaale investeeringuteks vähemalt 53 miljonit eurot. Nii et Ida-Virumaal just ka tööstuse ja ettevõtluse koha pealt potentsiaali on väga palju ja samuti turismi osas. Ja Kagu-Eesti tegevuskava, see on üks uuemaid, alles eelmisest aastast vastu võetud, et Kagu-Eesti tegevuskava osas on uudiseid võib-olla vähem, aga ka seal on üks positiivseid sündmusi olnud, näiteks puidutöötlemiskompetentsikeskuse rajamine Väimelas, uus politsei ja päästehoone Võrus, Tilsi lastekodu uued peremajad, uued riigigümnaasiumid ja ka Kagu-Eestis on erinevaid regionaalprogramme, millest on võib-olla vähe teada, aga mille mõju on väga oluline. Muuhulgas näiteks Eesti-Läti ja Eesti-Vene ühised programmid, mida rahastatakse Euroopa Liidu abil. Kas või Eesti-Läti programmi maht on järgmisel 5 aastal 45 miljonit eurot. Et see on märkimisväärne summa, millele lisandub siis
ligi 30 miljonit eurot regionaalinvesteeringuid Võrumaa, Põlvamaa ja Valgamaa jaoks. Nii et see on Kagu-Eesti arengukava on selline esimene strateegiline dokument, kus ka 3 maakonda on ühiselt koos, et seal on väga palju ühiseid jooni. Ja muu hulgas, kui rääkides Ida-Virumaast ja Kagu-Eestist ja valitsuse strateegiatest, siis meil on päris värske uus selline regionaalmeede ettevõtluse toetamiseks suunatud, ehk siis elektriliitumisteks, elektrivõimsuse suurendamiseks ettevõtjatele, kes tahavad oma tootmist kasvatada. Et alles hiljuti me siin selle programmi välja kuulutasime ja see on suunatud just Kagu-Eestile ja Ida-Virumaale. Nii et väga teadlikult oleme neid ressursse suunanud, raha on alati vähe, aga oleme teinud oma valikud ja Ida-Viru ja Kagu-Eesti on olnud selgelt valitsuse üheks prioriteediks. Ja lõpetuseks ütlen, et veel haldusreformiga seoses korraldame 2 sellist infopäeva 4. augustil ja 24. augustil. Külastame siis ühiselt juba ühinenud omavalitsusi, et kui ajakirjanikel on huvi ja kindlasti omavalitsusjuhtidel, kes täna neid läbirääkimisi peavad, tahavad näha, kuidas praktikas need edukad ühinemised on läbi viidud, siis nii 4. augustil kui 24. augustil on sellised tervepäevased üritused, kus me külastame 6 omavalitsust, et neid häid ja võib-olla kehvemaid kogemusi jagada. Ja see info on kõik leitav haldusreform.ee kodulehelt, nii et osalege aktiivselt. Aitäh! Nüüd on sõna rahandusminister Sven Sesteril. Aitäh teile ka minu poolt. Rõõm oli kuulda, et mitu korda käis läbi riigihaldusministri sõnadest ettevõtlus ja ettevõtlusaktiivsus on kasvanud ja me suuname tähelepanu ettevõtete arengule ja ettevõtete võimalikule toetamisele, et selle mõttes ma saaks öelda, et see on üks meie suurest 5 prioriteedist, on majanduskasv ja sellega seonduv. Ja tänane valitsuse istung andis kindlasti ka väga selge rõõmusõnumi selle prioriteedi ühel väikesel sammul nii-öelda edasiminekul. Me nimelt täna muutsime ühte piirmäära, mida ei ole muudetud 1. aprillist 1995, ehk siis sellest ajast saadik on kehtinud üks piirmäär. Tegemist on siis käibemaksukohustuseks registreerimise piirmääraga. Kunagi ta oli 250 000 Eesti krooni, praegusel hetkel 16 000 eurot. See on siis see piirmäär, millest alates sa oled kohustatud ennast käibemaksukohustuseks registreerima. Ja me võtsime vastu otsuse tõsta seda piirmäära 16 000 eurolt 40 000 euroni. Seal on 2 olulist nii-öelda sõnumit väikeettevõtjatele, tegemist on konkreetselt mikro- ja väikeettevõtjatele suunatava meetmega. Ühelt poolt vähendab see selgelt bürokraatiat ja teiselt poolt on see väga selge maksusoodustus. Ja see on eelarvelise kuluga. See eelarveline kulu on suurusjärgus 6,6 miljonit eurot. Ehk siis see on see raha, mis jääb tulevikus mikro- ja väikeettevõtjatele tasku oma siis investeeringuteks, oma muudeks tegevusteks. Ja eelarves oleme näinud ette ka siis selle tulevase vähenemise selle summa ulatuses. Ja see puudutab kokkuvõttes suurusjärgus 15% täna Eestis registreeritud ettevõtetest, kellel on siis käive alla 40 000. Meie oma arvutuste järgi, kuna ettevõtja on pragmaatiline ja tal on võimalik alati võtta käibemaksu kohustuseks ennast ka enne veel selle piirmäära saavutamist ja paljud seda ka teevad. Et me oleme teinud arvutused, suurusjärgus 4% ettevõtjaid ka reaalselt kasutab seda võimalust. Ja sealt tuleb siis see 6,6 miljoniline vahe sisse. Et see kindlasti aitab tulevikus nendel ettevõtetel, kes siis seda võimalust kasutavad, selle võrra vähem siis ka bürokraatiat riigile võimalik erinevad aruandlusi esitada ja nii edasi. Nüüd teine oluline sõnum, mida ettevõtjad ootasid ja mis tänase valitsuse istungiga ka nii-öelda teoks sai, et läheb parlamendi poole teele, on metallide pöördmaksustamisega seonduvad teemad. Ja nimelt ehitussektoris on olnud aegade jooksul väga tugevad käibemaksuvettused. Seda on ettevõtjad ise kurtnud, öelnud, et ei ole võimalik turul konkureerida, kuna tõesti pettused just selles konkreetses sektoris on olnud väga tugevad. Ja jällegi me oleme jõudnud kokkuleppele valitsuses ja täna siis istungil ka ära kinnitanud selle, et lisatakse siis kaupade nimekirja, mis on siis pöördmaksustamisel täiendavalt veel metalltooted, mida kasutatakse
ehituses ja masinatööstuses peaasjalikult üks ehitusarmatuur. Ja sellist pöördmaksustamist metalltoodetele on mitmetes teistes riikideski nagu Poola, Austria, Slovakkia, Saksamaa, Ungari ja Tšehhi. See muudatus peaks jõustuma siis 1. jaanuaril 2017 ja seda on siis tõesti sektoris olevad ettevõtted pikalt oodanud, nüüd on need analüüsid tehtud ja otsused poliitilisel tasemel on siis tänaseks päevaks valitsuse tasemel ellu viidud, et nüüd on siis parlamendi menetlus veel ees. Nagu igal aastal esitasin valitsusel aruande selle kohta, kuidas Statistikaamet on oma tööd teinud. 2015. aastal tegi Statistikaamet ära kõik 193 planeeritud statistikatööd. Nendest kõige mahukam oli eelmisel aastal siis 2020. aastaks planeeritav registripõhine rahva- ja eluruumide loenduse ettevalmistamine. Ja igal aastal selliseid trafaretseid töid, mida iga aasta tehakse, on 155, selle 193 hulgas. Ja lisaks täitis siis Statistikaamet 347 tellimust erinevatelt ettevõtetelt, asutustelt, eraisikutelt, mida on oma olemuses 39 tööd rohkem võrreldes 2014. aastaga. Ja Statistikaametile esitatavad nõudmised on kõrged, mida me Statistikaametile tõesti esitame, kuna need andmed, mis Statistikaamet lõpuks meile kõigile väljastab, nii riigile kui ka ettevõtjatele on tegelikult aluseks hilisemate tulevaste võimalike prognooside tegemisel. Me pöörame sellele süvendatud tähelepanu täna valitsuse poolt kogu selle statistika kogumile kui sellisele, alates sellest, et 4 ministrit on alustanud niinimetatud nullbürokraatia projekti. Ehk me püüame vähendada võimalikku bürokraatiat, mis on seonduv erinevate statistikate kogumisega. Me püüame jõuda olukorrani, kus võimalikult automatiseeritakse kogu statistika kogumine, kus asi oleks lihtne nii inimestele, ettevõtjatele kui ka riigiasutustele. Ja selle kogu sellise analüüsiga me täna ka väga aktiivselt tegeleme. Lisaks sai valitsus ülevaate täna siis raamatupidamise aastaaruannete auditi osas seoses Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmisega, mille tähtaeg oli tänavu juunis. Ta on natuke veninud ja peaasjalikult just seoses sellega, et see audiitortegevuse järelevalve süsteem muudab kogu audiitortegevuse seadust niivõrd ulatuslikult, et selle analüüs võttis ka natuke rohkem aega, et septembris esitan selle ka siis parlamendile, täna valitsus sai selle kohta ülevaate. Ja võib-olla viimaseks, mida kindlasti tahaks ära öelda, on siis see, et võtsime vastu järjekordse otsuse Vabariigi valitsuse reservis suurusjärgus 1,85 miljoni euro eraldamiseks ja peaasjalikult siis eraüldhariduskoolide tegevuslubade katmiseks, seekord siis Tartu linnale. Et need on siis need tegevuskulud, mis aastate 2011 kuni 2014 osas siis vastavalt halduskohtu otsustele valitsus reservist eraldab erinevatele kohalikele omavalitsustele. Aitäh! Ja sel korral nii lihtsalt ei pääse nagu eelmisel korral. Ma näen, et on küsimusi. Sven Soiver, TV3, palun. Sven Soiver, TV3 uudistest. Te arutasite täna ka eesistumisega seotud teemasid. Mis te seal arutasite, otsustasite ja kui kaugel on valitsus võib-olla sellise eesistumise eesmärkide ja programmi koostamisega? Tõepoolest, valitsus sai ülevaate sellest, kuidas on kulgenud läbirääkimised Euroopa Liidu tasandil Eesti eesistumise osas. See, et Ühendkuningriik 2017. aasta teisel poolel siis eesistumisest loobub, oli loomulikult ette teada. Küsimus oli lihtsalt selles, et millal see ära vormistatakse. Nüüd see on uue peaministri ametisse astumisega ka üsna kiiresti toimunud ja eks siin on siis erinevaid võimalusi Euroopa Liidu tasandil püütud otsida selle olukorra, esmakordselt tekkinud olukorra lahendamiseks. Meie positsioon lähtub siis valitsus kinnitatud seisukohast koheselt pärast Brexitit, et me loomulikult eelistaksime oma eesistumist pidada sellel ajal, kus me seda oleme planeerinud, aga vajadusel ja juhul, kui muud moodi kokku leppida ei ole võimalik, siis kindlasti saame me ka selle poole aasta võrra ette toomisel selle eesistumise läbiviimisega
kindlasti hakkama, kõik riigid on lõpuks hakkama saanud, ei maksa seda tööd nüüd päris lõpuni üle ka müstifitseerida. Kindlasti on tegemist suure koormusega riigi erinevatele institutsioonidele, aga samas teisest küljest on see formaat iseenesest nii hästi sisse töötatud, et hakkama me kindlasti sellega saame. Nüüd tõsi on see, et need erinevad võimalused, mida siin vahepeal on püütud otsida selleks, et selle meie või Suurbritanniast vabanenud sloti täidaks ära mõni teine liikmesriik ja Eesti eesistumine jääks samale ajale, et need tänase seisuga ei ole tulemust andnud, nii et lõplikke otsuseid veel tulnud ei ole, loodame, et nad nüüd lähima aja jooksul tulevad, sest juhul kui eesistumise ettepoole nihkumine on siis ainuvõimalik lahendus sellele olukorrale, siis kindlasti tähendab see meie planeerimistsükli üsna olulist muutust, kindlasti ka eelarvelisi muutusi, millest Sven võib siin juba kiired kalkulatsioonid siin ära teinud selle kohta, et kindlasti tahaks seda otsust võimalikult kiiresti saada. Aga loomulikult 2017 aasta teisel poolel toimuv eesistumine ei oleks sama, mis 2018. aasta esimesel poolel toimuv eesistumine. Kindlasti ühelt poolt on küsimus nii-öelda meie selles laiemas programmis ja programmi ühitamises Euroopa ja Eesti Vabariigi sünnipäevaga ja nende üritustega, et siis see planeerimistsükkel tuleb ümber teha, aga võib-olla olulisemalt isegi kaks asjaolu, et esiteks 2017 aasta sügisel toimuvad Saksamaal parlamendivalimised, mis kindlasti mõjutab ükskõik missugust Euroopa Liidu eesistujat ja ei saa tähelepanuta jätta ka seda, et ka Eesti Vabariigis toimuvad samal ajal ühed valimised, kohalikud valimised, aga oluliselt vähemates omavalitsustes kui eelmisel korral, aga siiski eks see siseriiklik agenda üldiselt mõjutab väga palju kõikide riikide Euroopa poliitikat ja eks sellel kahtlemata saab olema mõju ka sellele, kuidas Eestis see toimub. Ja eks mõju on kindlasti ka laiemale nii-öelda siseriiklikule valitsuse tegevusele, et juhul kui eesistumine poole aasta võrra ette tuuakse, tähendab seda, et alates sellest sügisest, see on siis juba eesistumise algus oleks vähem kui aasta pärast, mis tähendab seda, et sellest sügisest põhimõtteliselt kõik ministeeriumid ja ametiasutused peavad oma nii-öelda töötsükli üsna põhjalikult ümber tegema, mis tähendab seda, et siseriiklikud mitmed teemad kindlasti vajavad ekstra pingutust, et samal ajal ka need tehtud saaksid, aga laias laastus, kui muud lahendust ei leita, siis saame sellega hakkama. Ei maksa siin seda küll karta, et me kuidagi sellega siis toime ei tuleks, ettevalmistusi tegelikult oleme teinud, nii et plaan on põhimõtteliselt olemas, seda tuleb siis natukene forsseerida. Et saame hakkama, aga kas see on minu arvates parim mõte, siis kindlasti mitte, aga teisest küljest ka Euroopa Liidus on keerulised ajad ja keerulistel aegadel ei saa alati oma kõige esimese eelistuse järgi toimida. Jevgeni on siis põhjalik ülevaate, et arvata võib, et kui Eesti tuleb pool aastat oma eesistumisega ettepoole, et siis ühelt poolt on see tegevuste koordineerimine kindlasti pingestub, et mitmed tegevused, mis olid planeeritud tegelikkuses 2018. aasta esimesse poolde nii-öelda klassikalisse meie eesistumise perioodi, et on vaja tuua ettepoole. Ma olen täiesti nõus Jevgeniga, et me saame sellega hakkama, kuna me ei ole ette valmistanud seda mitte eilsest, vaid tunduvalt varasemast perioodist. Mis puutub rahadesse, et alati on see ju ka selline teema, et miski asi maksab, et siis iseenesest Euroopa Liidu eesistumisel oleme praegusel hetkel ette näinud 76 miljonit eurot. See jaguneb 3 aastale, et osa sellest juba on tegelikkuses nüüd aastal 2016, küll väike osa, suurusjärgus 5 miljonit eurot, aga ettevalmistused juba käivad. Ja iseenesest 2017 ja 2018 oleks ta olnud nii-öelda dünaamiliselt kasvav, kusjuures 2017 oleks olnud suurusjärgus 30 miljonit ja 2018 siis 40 miljonit. Kui nüüd 2017 aastal on Eesti eesistumine, siis kindlasti praegusel hetkel 2017. aasta eelarves ei ole seda ette nähtud.
seda konkreetset finantsressurssi ja kindlasti siis sügisel riigieelarve reaalsel kokkupanekul tuleb sellega juba hakata arvestama, et milliseid kulusid siis nii-öelda 2018. aastasse saab tuua 2017. aastasse ja võib-olla siis mingid tulude muudatusi, aga need seisavad juba ees siis, kui on konkreetselt asi selge ja nagu Jevgeni ka ütles, et kokkuvõttes hakkame me saame väga hästi, selles ei ole üldse kahtluski ja täna on need rahad on 3 aasta peale laiali jaotatud, kui peaks tulema vajadus seda ettepoole tõsta, siis alustame sellega koheselt tööd. Aitäh. Veel küsimusi? Imre Kaas oli käsi püsti. Imre Kaas, Kanal 2. Küsimus ilmselt Jevgeni Ossinovskile, kuna te olete täna peaministri ülesannetes. Donald Trump, USA üks presidendikandidaate, on välja öelnud, et artikkel 5 rakendamiseks oleks justkui mingisugused teised tingimused kui muidu ette nähtud. Kuidas teie tema sellesse avaldusse suhtute, et Balti riikide kaitsmiseks tuleks kontrollida, kas meie kohustused on täidetud? 2% kohustust me täidame, mis kohustused siis need veel peaksid olema? Aitäh! Noja, ei maksa vast ülemäära tähtsustada selliseid selgelt siseriiklikuks tarbimiseks mõeldud avaldusi. On selge, et mitte ainult Ameerika Ühendriikides, ka mitmel pool Euroopa Liidus inimeste rahulolematus kas sotsiaalmajandusliku olukorra või oma poliitilise süsteemiga on toonud kaasa sellise isolatsionistliku sentimendi kasvu, kus inimesed võivad kippuda arvata, et kui panna uksed ja aknad kinni, et siis küllap kõik need maailma hädad ja globaalsed ohud lähevad meist mööda. No ei lähe. Kindlasti isolatsioon ei ole õige vastus, tänapäeva maailmas ei ole võimalik lihtsalt oma väikese või ka suurema maatüki peal enda julgeolekut ja ka rahva heaolu tagada. Seda tegelikult on kõik USA administratsioonid mõistnud alates NATO loomisest. Ma usun, et seda mõistavad tegelikult ka kõik järgmised USA administratsioonid, nii et mis puudutab erinevate liitlaskohustuste täitmist, siis loomulikult liitlassuhted on vastastikused oma olemuselt ja nii nagu kokku lepitud kohustusi täidab Eesti Vabariik oma liitlaste eest, nõnda on neid täitnud ka teised liitlased meie eest, väga hästi seda teinud ka Ameerika Ühendriigid ja mul ei ole mingit kahtlust, et nad teevad seda ka tulevikus. Nii ongi. Palun, veel küsimusi. Kadri Aavik, Tallinna Televisioon ja ilmselt Sven Sesterile. Te alustasite oma juttu sellega, et ettevõtluse aktiivsus on kasvanud, see on hea uudis, aga samas täna me kuulsime uudist sellest, et Lääne-Virumaal leiti taas üks Aafrika seakatku kolle, kus ilmselt 400 või 4000 siga läheb hukkamisele. Ja nädala alguses tuli Euroopa Komisjonilt teada, et eraldatakse lisaraha selleks, et võib maksta hädas olevatele põllumajandustoetusi. Eesti võib maksta siis 8,1 miljonit eurot lisa põllupidajatele. Kas meie valitsus plaanib seda teha ja kas selleks on raha olemas? Aitäh hea küsimuse eest. Kõigepealt maaeluminister väga intensiivselt ja väga sügavuti tegeleb kõigi teemadega, mis on seotud nii seakatkuga, aga ka näiteks piimandusega seonduvate küsimustega ja loomulikult me oleme tänaseks võtnud vastu juba otsuseid nii selle konkreetse eelarveaasta 2016. aasta osas, aga ka juba etteruttavalt 2017. aastaks juba nii-öelda Eesti riigi maksumaksja kontekstis otsuseid raha eraldamisteks ja loomulikult igat juhtu vaadatakse eraldi, nii et maaeluminister, tema fookuses on see väga sügavalt ja väga tugevalt sees. Mis puudutab üldse ettevõtjatele tähelepanu pööramist ja te tõite just Lääne-Viru sisse, et siis tema naaber piirkond Ida-Virumaa, et millest ka riigihaldusminister oma jutus paari sõnaga puudutas, et mulle täna oli meeldiv lugeda järjekordset uudist sellel teemal, et VKG, kes nüüd taastab 350 töökohta, et ma saan aru, et kõikidele nendele ametikohtadele, mida nad nüüd 350 ulatuses on välja pakkunud,
turule, et 700 inimest, nagu ma aru sain, on tegelikult avaldanud soovi selle 350 kohale, et ma usun, et see on ka üks samm, mida valitsus järjekordselt tegi selleks, et kokkuvõttes üks ettevõte, eriti just Virumaa piirkonnas, kus on selgelt olnud valitsusel üks suuremaid prioriteete, et uuesti neid töökohti luua. Aga jah, tulles selle küsimuse tagasi, siis me siin maaeluminister kindlasti nüüd erinevate informatsioonide valguses võtab vastu uusi otsuseid ja vastavalt sellele ka käitub. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Kuna küsimusi ei ole, siis loeme pressikonverentsi lõppenuks. Aitäh teile!